Tervist, mina Illar Kohvinavalt. Täna on 11. oktoober aastal 2018, aga eile oli 10. oktoober aastal, samamoodi ka aastal 2018 ja eile tähistas ajaleht Nelli Teataja oma 30. juubelit. Ja alustan kõigepealt sellest, et ka TV3 7. uudistes oli väikene saatelõik Nelli Teataja juubelist, kus Anna-Maria Mako käis Nelli Teatajat õnnitlemas ning minust ühtegi natuke juttu, nii et avaksin praegust siin selle koha. Nii ajaleht kui ka meie 3 ajakirja elavadki freelancerite peal. Näiteks Hillar Kohva Pärnumaalt, kes on tegelikult hämmastavalt hea autor, toob ära intervjuud ministritelt, võitleb väga olulist võitlust, et toit ei lendaks Eestis prügikasti, vaid jõuaks abivajajateni. Me tahame, et lood oleks. Niisiis. Ja ma räägiksin siis nüüd sellest ka, et kuidas minu see tee nii-öelda Nelli Teatajani üldse sai, et mina Nelli Teataja kaasautor. Tegelikult ma olen juba selle kaasautor juba aastakümned olnud ja mul on siin isegi siin kunagisest Nelli Teatajast, kuidas päris mustvalgena ilmus, on isegi sellised erinevad rubriigilood, nagu mul oli siis nagu pilt oli juures, kui ta ilmuma hakkas. Siin on näiteks väga erinevad. Ütleme nii, et terve paks kaust on siin erinevaid lugusid, mis kunagi Nelli Teatajasse välja lõigatud, mis minu rubriigilood nagu olid. Aga siis kuskilt maalt läks Nelli Teataja värviliseks ja siis Nelli Teatajal on olnud erinevatel aegadel ka erinevad peatoimetajad. Et sel ajal, kui mina hakkasin kirju saatma Nelli Teatajal, siis oli Mart Juur oli peatoimetaja ja siis nagu ma näitasin, et olid sellised rubriigilood mulle ja sellest rubriigilugudest saigi alguse see, et minu tegelaskuju hakati parodeerima kunagises Vigla Show's, sellepärast et kuna Mart Juur on Nelli Teataja peatoimetaja ja siis samas ta kirjutas ka koos Andrus Kivirähkiga stsenaariumi nagu selle Vigla Show'le hilisema preemiale. Ja siis minu rubriigi lugudes nagu saigi see algus, et hakati nagu, et näitleja Jan Uuspõld hakkas mind parodeerima Vigla Show's, et võeti umbes niimoodi, et Illar Kohv käis ja kohtus ilusate poistega ja mida iganes, et sükest nalja selle natuke tehtud ja sõnaga, et käisin Pärnus, siis seal erinevad kohtades, kus sai juttu ajada, toine, ma käisin seal ja kohtusin seal, et küll see oli ilus ja küll see oli nii ja naa, eks ole, et siis see asi saigi niimoodi alguse. Aga siis tänaseks on asi palju muutunud, nii et lisaks Nelli Teatajale on ka seesama kirjastus annab välja ka 3 ajakirja. Nendes ajakirjadeks on näiteks Saatussaladused. Siin on näiteks minu intervjuus näiteks selgeltnägija Elva Juttulelik, kes on ka Pärnu Postimehe ajakirjanik kunagi olnud. Ja siis on Riho Rõõmus, kes on nagu Tallinna Laululava direktor, sõnaga temaga on mul siin intervjuu ja siis Robert Antropovik, kes oli kunagi politseiameti peadirektor. Ja siis võtame siit näiteks ajakiri Lemmik, mis on samuti Nelli Teataja väljaanne. Et siin on nagu, nüüd selles oktoobrikuu Lemmikus on siis minu artikkel siis sellest, et kuidas Jaagusaare lendas kull kanaaedikusse, et augustis juhtus Pärnumaal Jaagussaare talus rahva lugu. Ühel kenal päeval leidis perenaine Maarja Raab oma kanade juurest ilusa suure kulli. Ja siis sõnaga Maarja siis jagas neid pilte nagu siis seal Facebookis ja siis ma võtsin need pildid üle ja siis tegin sellest nagu loo, et sükene tore lugu. Nii, ja siis samuti on ka 3. ajakiri, mis on Nelli Teataja poolt väljaantav, on Müstilised lood. Et siis on praktiliselt igas numbris nagu ka minult vahel isegi mitu lugu, aga siis, et kuidas kunagi näiteks on Üllar Lupp, et hauatagusest elust näiteks, see müstika ei ole nagu just minu teema, aga üks küsimusi saab esitada, eks siis midagi saab ikka tehtud ära. Ja siis on siin näiteks nüüd oktoobris ilmus siis Sami Lodilaga jälle müstilis lugudes mul intervjuu sõnaga, kus Sami Lodila nagu avaldab omapoolset arvamust nagu siis selles müstiliste lugude osas. Nii, ja siis Nelli Teatast on saanud just teha siis erinevaid, näiteks Kevade Arno ja Kanno Liiveriga, et käib mustikal, et temaga ma muud moodi ei saa, ma pean talle helistama, sõnaga tema mobiiltelefoni peal, kui midagi tahan kommentaari saada, et tema internetikasutaja ei ole, sõnaga,
ja siis sinilmustreen asi. Ja siis ma olen samamoodi teinud ju neid igasuguseid küsitlusi, nagu tuntud inimest on vastanud nagu Kristiina Võsu jälle Tallinna Televisioonist, siis Artur Talvik, Viljo Tamm, Mart Juur, Tiina Lokk, Martin Repinski, Tauli Tallermaa, Marko Atso, Riho Rõõmus, Sandra Veidemann, Tiitse Eiki Ainsalu, Toomas Harja, Selgeltnägija, Andrei Korobeinik, Valdo Jahilo, Regina Salumäe ja noh, nii edasi, eks ole. Ja siis jah, et sellised küsitlused on saanud teha ja siis on sellised teemad ka, millega ma olen nagu võitlusse asunud, et see, et ma ei või kannatada seda, et kauplused nii-öelda hävitavad igapäevaselt tonnide kaupa selliseid mahakantud toitu, mida võiks nagu abivajad näiteks Toidupanga kaudu annetada sõnaga, et no sellega ma olen ikka nii võitlus asunud, et näiteks selle reporter Urmo Tammele Kanal 2 tegin ettepaneku suisa, et tehku niisugune reportaaž Tallinnas ära, et vaadaku, mis prügikastidesse nagu siis leidub ja kas need kõlbavad süüa või ei ole, ja siis Urmo Tamm tegigi siis sellise vahva reportaaži, eksperimenti tegi ära, et kus käis prügikastidest nagu toitu välja võtmas ja siis lasi kokal teha maitsvaid toitu. Nii et niisugune teema ja loomulikult 2 põhiteemat on veel lisaks selle toidu teemal, et üks on see, et prügivedu olgu üle Eesti olgu tasuta ja praegust on 3 taaskasutusorganisatsiooni, kellel on kohustus nagu elanikelt või noh, kelle tasuta prügi ära viia, et nad on üldkasutajad konteinerid, kus elanikud saavad pakendjäätmed panna. Ja siis, aga siis samas see, et need, mis on tasulised, need prügiveofirmad, et need peavad hakkama ka tasuta rahvalt prügi ära vedama, sest kuidas tekib prügi? Inimene ostab kauplusest kaupa, see taara jääb tal järgi, see on kõik inimakstud ette, see prügivedu juba. Et need prügiärikad, need saavad ju jälle suuri kasumid sellest, et sellest prügist ju tehakse kõik igasugused, ja see on ju kasulik tooraine erinevates ärideks, et igasugused elektrid ja mida kõike nendest prügijäätmetest toodetakse sõnaga, et juba selle nimel, et rahvalt seda toorainet saada, mis on kallis tooraine, et selle nimel peaks rahvalt tasuta seda toorainet nagu seda prügi nagu ära viima. Ja selle nimel ma võitlen. Ja siis üks teema on veel see, et ravikindlustus olgu kõikidele ühtemoodi selles mõttes, et kui näiteks apteegist ostad arsti poolt kirjutatud retseptiravimi, siis need, kellel ütleme ravikindlustus puudub, need peavad täie rauaga maksma kõik kallilt kinni, aga need, kelle ravikindlustus olemas on, haigekassa poolt, et need saavad nagu siis soodushinnaga sõnaga osta. Aga inimesed ei tohiks vahet teha, et vahet ei ole, kas sa oled kindlustatud või ei ole kindlustatud, et inimese tervis on kõige tähtsam vara. Ja kui ka on ravimid osta, et miks need ravimid peavad nii kallid üldse olema, et aga see olgu kõikidel ühtemoodi, olgu see ravimite hind, et kas olgu ta siis kindlustatud või kindlustamata, sõnaga, et see ravikindlustus ei saa olla mingisugune asi, et sõnaga, et kui sul on kindlustus olemas, et siis sul on võimalik, ma ei tea, Kanaaridele sõitma, puhkusse minna, kui sul kindlustust ei ole, et siis pead seal kuskil, ma ei tea, mererannas või põõsal päevitama, et noh, neid asju ei saa võrrelda. Et tõepoolest, et need, kellel on niisugune kindlustus ja asi olemas, et neile niisugust soodustusi, nagu ergutuspreemiat teha, aga ravimitega sellist asja ei saa olla, et ravimitega niimoodi mängida, et ravimid on tervise taastamiseks, parandamiseks ja need peame kõikidele ühtse hinnaga, et kõik inimesed saavad ühtse hinnaga neid osta apteekides ja see ravimijärg tuleb üle vaadata. Nii et sellised teemad. Nii, veel 4 teataja. Siin on siis mida ma siit veel tahtsin siis. Nii, ja siin on näiteks siis üks intervjuu oli Roland Rannaga, kes on kunagi Assambli Nemo liige olnud. Ja siis sõnaga, et Anne Veskend temast nagu mitmel korral nagu meediast rääkinud, et kuidas Roland Ranna pärast siis oli Veskin nii mõnigi kord mingisugused välisreisid ära jäänud, et kuna see Ronald Rann hüppas omal ajal nagu siis noore poisina välismaal ära, et palus poliitilist varjupaika. Ja siis sõnaga, et rikkus nagu Veskin seda karjääri natukene tolle ajal. Aga nii, et nojah, need olid sellised vanemad asjad sõnaga. Et siis, ja nüüd homme on 12. oktoober ja homseski 4 teatas on minult paar lugu. Üks on ühe selgeltnägijaga ilmselt. Ja siis novembri
saatussaladuses peaks olema minu intervjuu Tiit Seiki Ainsaluga, tema saatustest ja saladustest nii-öelda eluloost juttu ja siis kindlasti müstilisest lugudes midagi. Nii et ja niimoodi need igapäevased need lood nagu tulevad, et mina soovin Neli teatajale 30. juubeli puhul palju õnne. Erilised tervitused tänud muidugi peatoimetaja Anne-Mari Alverile, kellega ma suhtlen Facebookis pidevalt ja saadan talle erinevaid lugusid ühesõnaga. Ja muidugi ka teistele toimetuse liikmetele ja siis vastutajaväljaandele Toomas Leitole tervitused ja siis Mare Leibakule ja kõigile teistele. Nii et Neli teataja on minu arvates üks väga tore leht ühesõnaga, et kus ikka avaldatakse minu lugusid praktiliselt kõiki, aga ei ole mitte mingisugused muud lehed, et kus tehakse vahel mingisugust suuri valikud, et vaat seda me avaldame, seda ei avalda. Ja nüüd soovitan kõikidel Neli teatajat nagu lugeda, samamoodi need ajakirju, nagu need ma siin eelpool ära mainisin, et müstilised lood ja siis ajakiri Lemmik, mis on niisugune lemmikloomade ajakiri. Ja siis loomulikult saatussaladused. Kui Lemmik ilmub üle kuu, eks ole, nüüd järgmine Lemmik tuleb novembris ja siis tuleb november, jaanuar, veebruaris, aga siis saatussaladused müstilised lood ilmuvad nagu iga kuu. Et sükest jälle vahvat lugemist kõikidele. Nii et minu poolt siis veel kord palju õnne Neli teataja toimetusele, et 30 aastat samamoodi samas toredast rütmis edasi läheb ja minu koostöö jätkub, nii et taime pealt, et kõik läheb hästi. Nii et mina Illar Kohv Viinevald.